tere! Mina olen Marielle. Laste ja vähendatud süsivesikutega toitumine on teema, mis tekitab sageli küsimusi ja vastakaid arvamusi. Oluline on kohe alguses rõhutada, et laste puhul ei tähenda vähendatud süsivesikute tarbimine äärmuslikke dieete ega ranget piirangut, vaid eelkõige teadlikku valikut, millistest allikatest süsivesikud pärinevad ja kui suures koguses neid igapäevaselt tarbitakse. Lapse organism on kasvav ja arenev ning vajab toitaineterikast, stabiilset ja toetavat toitu. Vähendatud süsivesikutega toitumise peamine kasu lastele seisneb veresuhkru tasakaalus. Kui laps tarbib palju rafineeritud süsivesikuid, valget suhkrut, maiustusi, magusaid jooke, saia ja magusaid helbeid, tekivad veresuhkru kõikumised, mis võivad väljenduda tujukuses, keskendumisraskustes, väsimuses ja pidevas näljatundes. Kui süsivesikute hulk on mõõdukas ja need pärinevad köögviljadest, marjadest ja vähesel määral täisteraviljadest, püsib lapse energiataset ühtlasem ja närvisüsteem rahulikum. Vähendatud süsivesikutega toitumine aitab toetada ka lapse seedesüsteemi. Kui toidus on piisavalt loomseid valke, häid rasvu ja kiudainerikkaid köögvilju, on seedimine stabiilsem, kõht töötab regulaarselt ning väheneb gaaside ja kõhuvalude esinemine. Samuti toetab see immuunsüsteemi, kuna organism saab rohkem rasvlahustuvaid vitamiine ja mineraale, mis on olulised kasvuks ja arenguks. Imikute toidulaual alates esimesest eluaastast võiks rõhk olla päristoitudel. Esimesteks sobivateks valikuteks on pehmeks küpsetatud või aurutatud köögviljad nagu porgand, suvikõrvits, brokoli ja lillkapsas. Neile võib lisada kvaliteetseid rasvu, näiteks võid või oliivili, et toetada aju ja närvisüsteemi arengut. Väga hea on ka munakollane, mis on toitainetihe ja hästi omastatav. Liha ja kala püreestatud kujul annavad lapsele vajalikke aminohappeid ja rauda. Magusaid putrusid ja puuviljapüreesid võiks pakkuda pigem harva ja väikestes kogustes, mitte igapäevase põhitoiduna. Alates 2. ja 3. eluaastast võib lapse toidulaud muutuda mitmekesisemaks, kuid põhimõte jääb samaks, kvaliteet enne kvantiteeti. Eelkooliealise lapse toidus võiks igal toidukorral olla valk, näiteks muna, kala, liha või piimatooted, lisaks köögviljad ja mõõdukalt süsivesikuid. Kartul, riis ja pasta ei pea kaduma, kuid need ei pea olema iga eine keskmes. Oluline on vältida pidevat näksimist ja magusaid vahepalasid, mis hoiavad lapse organismi kogu aeg kõrge insuliinitaseme juures. Eelkooliealiste laste puhul on sageli märgata, et vähendatud süsivesikutega ja toitainetihedam toitumine parandab keskendumisvõimet, vähendab hüperaktiivsust ning toetab emotsionaalset tasakaalu. Lapsed, kelle toit ei koosne peamiselt suhkrust ja jahutoodetest, on sageli rahulikumad, vastupidavamad ja haigustele vähem vastuvõtlikud. Kokkuvõttes ei ole vähendatud süsivesikutega toitumine laste jaoks ohtlik ega piirav, kui see on üles ehitatud teadlikult ja vanusele vastavalt. Tegemist ei ole keelamise, vaid suunamisega pakkuda lapsele päristoitu, mis toetab tema kasvu, aju arengut ja heaolu. Mida varasemalt õpib laps sööma tasakaalustatult ja suhkruta, seda tugevam on vundament tema tervisele kogu eluks. Head tervist!